Mida teha, kui hirmsasti tahaks teha õpilasfirmat või minifirmat või miks mitte väikest päris ettevõtetki? Hea tiim on koos, aga vaat mõtet ei tule. Tavaliselt proovitakse ajurünnakut. See tähendab, et tiim koguneb ja hakatakse mõtlema välja, mis võiks olla see parim toode või teenus. Mõte hüppab siia või sinna, aga ikkagi lahendust ei leita. Üks mõte ei lükka teist taga, vaid lihtsalt seda päris õiget mõtet ei tule. Eriti hull võib asi olla siis, kui koroona tingimustes püütakse seda teha online, nii et inimesed isegi omavahel ei kohtu ja ei saa üksteist tagant innustada. Proovime aga teistmoodi ajurünnakut. Sellist ajurünnakut, mis ei lähtu mitte sellest, et me kohe püüame leida ideed, vaid me hakkame vaatama inimrühmi, kelle elu me tahaksime teha paremaks, kergemaks või lõbusamaks. Me kirjutame nad üles ja mida rohkem neid tahvlile tekib, seda parem on. Kui ideed on kõik kirjas, siis valime nendest välja mõned, mis tunduvad eriti südamelähedased. Otsime need inimrühmad, kes meile tunduvad kõige rohkem need, kes vajavad abi või keda meie tahaksime toetada. Alguses valime välja neid vähemalt 3 ja kui need 3 on kõik kirjas, siis vaatame, kes on see meie lemmik peamine sihtrühm. Antud momendil valib Kersti välja nende kõikide hulgast 3 rühma. Ja 3 hulgast No, järsku see Alzheimerit põdevate inimeste lähedased. Esimene töö on tehtud. Edasi vaadatakse läbi mitme sammu, millised on nende inimeste kõige põletavamad probleemid. Läbi paari vahepealse sammu jõuame varsti välja oma sihtrühma probleemideni. Me paneme kirja kõik probleemid, mis üldse pähe tulevad, mis sellel meie välja valitud inimrühmal võivad tekkida. Ja kui nad on kirja pandud, siis valime nendest jälle välja paar tükki ja lõpuks keskendume ühele põhilisele probleemile, millele hakatakse leidma lahendust. Ja viimane samm ongi siis, et pakutakse välja lahendusi toote või teenuse ideena. Mis on hea sellise ajurünnaku juures on see, et me mitte ei mõtle kõigepealt välja toodet või teenust ega hakka talle siis otsima ostjat, vaid me reaalselt lähtume sellest, et meil on olemas teatud inimrühm, kelle elu me tahame teha paremaks. Me leiame üles tema probleemid ning lõpuks pakume need lahendused. See vastab täiesti tänapäevase disainmõtlemise mudelile, kus kõigepealt pakutaksegi välja probleemid, mõeldakse alguses väga suurelt, siis tõmmatakse asi kitsamaks, nagu meie tõmbasime oma 3 probleemile ja siis 1. Siis mõeldakse jälle laiemalt ja lõpuks jälle kitsamalt. Ja kui meie mõte mingil põhjusel ei tööta, siis meil on alati võimalus vaadata, mis olid need 3 eelmist ideed, mis olid 3 eelmist probleemi. Selline mõtteviis aitab palju kergemini jõuda välja lõpptulemuseni ja seda isegi siis, kui töötatakse näiteks koroona tingimustes kodus. Me oleme väga edukalt kasutanud seda sama meetodit nii Microsoft Teamsis, Zoomis kui ka loomulikult Google Drive'is, mis on noortele juba igapäevane töövahend. Ka sinna saab kenasti koostada oma loetelud, valida koos välja oma lemmikgrupid ning lõpuks pakkuda neile üks ja väga hea lahendus. Me arvame, et niimoodi on võimalik palju kergemini tulla hea idee peale ning protsess on rohkem piiritletud, nii et meil ei jää muud üle, kui soovida teile ja teie ideele tuult tiibadesse. Aitäh!